tere! Nii, ma olen nüüd tagasi täismahus nii tööl kui ka eraelus, või noh, eraelus ma olingi, aga ma olen nüüd saadaval uuesti. Või ma olen juba mitu päeva tagasi juba saadaval. Ma olin siin tööl juba. Täna ma tahaksin teiega jagada veits oma tööriistu seotud ärevusega, kuna ma olen ju nüüd aktiivselt 9 kuud tegelenud oma vaimse tervisega, siis on mul ka välja kujunenud oma tööriistad, mida ma saan siis juba julgemalt jagada teiega. Niimoodi. Kuidas mul praegu läheb, ma ei oska öelda selles suhtes, et mul on nii palju tegemist hetkel. Kui te rääksite mu kalendrit, siis see oleks nagu kuul pähe ausalt. Mul on täna ainuke vaba päev. Sel nädalal ma pean selle vlogi ära filmima, siis ära monteerima, üles laadima, siis ma pean veel ühe järgmise nädala vlogi, et te saaksite juba järgmisel nädalal esmaspäeval hakata. Mu koer ütles tere teile vist. Ei tegin lihtsalt minema. Jah, et te saaksite järgmisel nädalal nautida minu tehtud vlogis. Ma pean selle täna ära filmima ja siis mul on umbes niimoodi paar päeva aega seda nagu poolikult monteerida. Ja mis veel? Siis trenn ka on täna muidu, jah. Et ma olen siiamaani kahe vahel, kas ma jõuan täna või mitte. Sest et tegelikult ma olen sellel 3 päeva jooksul olen põletanud 4 päeva kaloreid, kilokaloreid õigemini. Ja ma olen tõesti täiega nagu nii väsinud. Ma ei tea, magasin ka täna ülimalt halvasti. Nagu täiega halvasti. Oot niimoodi. Nii, aga alustame meie siis oma siis selle mõttega, mis me täna siis, millest ma räägin täna, ma olen veits unine tegelikult. Nii, aga minu top 5 ärevushäire tööriista. Alustame siis 5. on ju, ja siis lähme niimoodi pum. Ülespoole, allapoole, ülespoole, jah, ülespoole. Nii. Minu ühesõnaga 5 siis selline tööriist. Kuidas ma siis ütlengi nüüd nagu 5 esimene. Ühesõnaga 5. Ma lihtsalt ütlen 5 ja 4. Niimoodi. Nii, aga 5 on siis diamond painting. Ma loodan, et ma hääldan õigesti. See on siis selline, näitan ka teile. See on siis selline asi. Selline teemant tikkimine. Kui niimoodi võtta, siis teemant joonistamine, teemant maalimine, mingi niimoodi selline. Ja see on üks asjadest, mis mind ärevuse ajal rahustab, sest et hästi tähtis on ärevuse ajal pisimotoorika. Pisimotoorika siis on seotud meie näppudega tegutseda ja su keskendus läheb sinna, sellele pildile. Mul on olnud niimoodi, et ma olen hakanud tegema seda ärevuse ajal ja ma tõesti avastan ennast 3 tundi hiljem. Ma olen nagu mingi what? Ja see minu jaoks see sobib väga hästi. Ma tean inimesi, kellele sobib näiteks alternatiivina, kui sulle näiteks tahad proovida minu tööriistu enda peal ja sulle tõesti see diamond painting ei sobi, siis ma soovitan näiteks proovida numbrite järgi värvimist, jah. See ka aitab, kuna tegemist on peenmotoorikaga, aga seal on jällegi see, et mis staadiumis sul see ärevus on. Minul näiteks ka oleneb, sest et peenmotoorika vajab, et su käsi hullult ei väriseks. Minu käed ise... ei värisegi, okei. Aga kui mul on ärevus, mul hakkavad käed värisema, mis on ka hästi selline raske, aga samas ma olen ka saanud teha küll. Alguses on raske, pärast
nagu öeldakse, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ja jah, minu meelest või noh, kellelegi aitab kudumine, on ju, see on ka peenmotoorika. Tikkimine, heegeldamine, selline peenmotoorika, mis nagu ongi, sul on vaja tegelikult ärevuse hetkel, sul on vaja suunata mõte kuhugi eemale. Sest ärevuse suhtes meil on ju teatud teema, mis meil ikkagi nagu peas keerleb ja mis ajabki nagu meid ärevaks. Ja selle eesmärk ongi eemale suunata. Nii, see on siis selline 1/5 siis. Aga ta ei ole päris see, mis on hästi efektiivne. Ehk siis ta on siuke enam-vähem okei. Et aitab ka. Nii, järgmine 4. tööriist. Turvatunde loomine ehk pikutamine. Ma räägin sellest natukene lähemalt. Turvatunde loomine, ärevus tegelikult on see, et ärevus on väike pisike mehike sinu sees, kes üritab tegelikult sind kaitsta, mitte teha sulle liiga. Aga vahest juhtub niimoodi, et see ärevus teeb sulle hoopiski hullemaks selle olukorra. Ja siis see väike ärevus ongi selline nagu, ta lihtsalt on ja tal on lihtsalt oma emotsioon. Ehk siis ärev. Ja teda on vaja nagu niimoodi teha, põhimõtteliselt mõtleme niimoodi ärevuse peale, et siin on väike ärevus, on ju, väike ärevus, siis lihtsalt pead nagu selle ärevuse niimoodi kallistama niimoodi ja ütlema, kõik on hästi, kõik on hästi. Kuidas me saame luua endale päriselt seda? Me saame luua, mul praegu vist pleidi ei ole, aga okei, mul on siin pusa, teeme siis näiteks pusaga. Kõige tähtsam on teha nii, et võt niimoodi, et õlad oleks kaetud niimoodi. Ja siis keha juba tunneb nagu, et tegelikult mind on kalistatud. Kui ei ole tõesti sukest käepärast asja, siis võib proovida niimoodi iseenda kalistamine ja niimoodi õlgade juurest niimoodi teha ja öelda, kõik on hästi, kõik on hästi, kõik on hästi. Mis mina siis teen? Mina kasutan seda turvatunde loomist pigem rohkem kodus. Ja kui ma olen tõesti väsinud ja ma ei jaksa seda kõike neid teisi asju teha ja näiteks mul ei ole seal teatud asju, siis ma teengi, et panen teki, võtan hästi mugava asendi voodis. Voodi ongi minu turvapaik tegelikult, turvapesa. Ja panen käima mingisuguse saate, mul on teatud saate, mul on teatud youtuberid, keda ma vaatan ärevuse ajal. Ja ma võin seda kasvõi 10 000 korda vaadata, seda samat, ma ei tea, mingit video seda. Aga, mis on kõige tähtsam, äreval inimesel ta tahab seda kindlustunnet. Ehk siis ongi põhimõtteliselt, ma kindlustan talle ja teen talle selle selgeks, et jõu, kuule, kõik on hästi. Kõik on täiega hästi. Mis ma teen, kui mul tööl on siuke asi? Ma panen endale tegelikult ka töökoht, minu töökoht, ma olen suutnud endale töökohaga teha turvapaigaks. Ma lihtsalt tunnen ennast seal turvaliselt. Vahepeal teengi endale niimoodi. Kõik on hästi, kõik on hästi. Vahest ka paitan ennast niimoodi. Hingan, ütlen, kõik on hästi. Me saame hakkama. That's fine. Lihtsalt ole. Ära nõua endalt mitte midagi. Ole lihtsalt. Mitte midagi muud. Lihtsalt ela. Lihtsalt hinga. Peaasi, et sa oled. Et see on pigem jah, see on, kuidas mina siis kasutan seda turvatunde loomist ja kuidas mina näen seda. Et ma isegi alternatiivina jällegi ma võin tuua seda, et tegelikult ma tahaks ise proovida seda, ma tahan tellida endale raskustekki. Raskustekk pidi väga nagu aitama ärevus puhul, ärevushäirete puhul ja nii edasi. Ma olen iseenesest hästi ärev inimene. Mul ongi nagu, ma ei tea, psühhiaatrika rääkima, et kus mul nagu päriselt ongi täitsa nagu ärevushäire või seda saab kuidagi ikkagi timmida. Aga raskustekk, see pidi
ikkagi seda kortisooli ja kõiki neid asju nagu madaldama. Ehk siis inimene nagu ei peakski tundma seda, et on nagu, ma ei tea, ta on nagu millegi nagu sees või midagi, et siis me tunnemegi ennast hästi. Võib-olla äkki see on seotud sellest, et siis kui me oleme ema lootes on ju, siis me oleme ju ka seal niimoodi looteasendis. Kusjuures looteasend aitab ka, mind vähemalt aitab looteasend. Rahustab küll. Jah, siuke, ja kui ma saan, siis ma magan. Ilmselgelt ma magan, kui ma saan, kui ärevus nagu laseb seda teha. Nii, 3. tööriist on trenn. Järgmine nädal ootab teid trennipäevik, teine osa, kus ma siis räägin sellest, kuidas ma olen 6 aega käinud trennis regulaarselt ja millised siis, ma ei tea, apsakaid ja asju mul on juhtunud selle aja jooksul. Aga ma ütlen seda lühidalt öeldes, et kardio, mis midagi lendab, kardio on üks parimaid minu jaoks ärevuse maandajaid. Korralik selline kardiotrenn, ikka pulss ikka niisugune 100, 120, 130 peale viia. See kortisool, kõik asjad nagu lihtsalt tõmbavad minema ja see dopamiin tõusab täiega, see on nii mõnus, see on mõnus, see on hea. Selle ärevuse nende trennide kohta ma räägin siis rohkem ikkagi sellest trennipäevikus. Sellest ma praegu hetkel siin väga hullult. Sorry. Ma arvan, et ma ei lõika ju seda niikuinii välja. Ma raudselt ei viitsi. Tõmba minema siit. Ei, ma ei viitsi. Ja, seda ma siis räägin täpsemalt seal trennipäevikus. Teine tööriist on suht sama, mis on 3, aga ta on kauem ja see on jalutamine. Ta on suhteliselt kõige tugevam üldse nendest kõikidest. Ta on alati mind aitanud. Aga seal on väike aga. See jalutamine peab vähemalt 10 kilomeetrit olema. Ma olen niimoodi teinud, et kui ma tõesti tunnen, et kõik on pekkis on ju ja ma lihtsalt pean midagi tegema, siis ma lähengi jalutama ja ma olen ise endale öelnud, et sa ei lähe koju enne, kui sul on kõik need lollid mõtted, mis sul siin on välja jalutatud. Ehk siis sa jätad neid välja, koju ei tõssi neid tagasi. Ja ühe korra ma vist isegi kõndisin täitsa 12 kilomeetrit. No, ei saa midagi teha. Ei tahtnud koju tõssida, aga ai kui hea tunne mul oli. Mul oli nagu mega hea tunne. Ja selle ärevusega järgmine fakt on see, et kui sul on ärevus ja sul on võimalik, siis palun liigu füüsiliselt. See ongi näiteks alternatiiv T10 kükki. See kusjuures aitab need 10 kükki, see aitab täpsemalt selle tungi vastu. Näiteks kui sul tekib tung, et mina ei tea, tahaks alkoholi juua või mina ei tea, tahaks keelatud ainet teha või midagi, mina ei tea. Mine tee 10 kükki ja siis vaata, kas seda enam tahad. Ja kui ikka tahad, siis mine tee veel 10 kükki. Seda mul kliinikus õpetati. Kas ma päriselt seda teen? Ma lähen jalutama näiteks või mul praegu on nii palju tegemist, et mul ausalt öeldes ei olegi väga aega mõelda. Ma olen küll siin naljatanud, et ei tea, oled haiguslehel või oled puhkusel ja juba tunned, et tahaks täiega elada või tuleb siuke isu peale juba, elu on nii ilus ja imeline ja lähed tööle ja lihtsalt saad aru, et täitsa pekkis, kus ma tahaks tsüklisse lihtsalt kukkuda või. Nagu joomatsüklisse. Et siuke huvitav. Aga jah, selles suhtes, et jalutamine aitab, mind vähemalt kindlasti aitab. Noh, siuke, mina ei tea, ma räägin, ma ei ole seda kükkimise asja proovinud.
rohkem selline füüsiline ikkagi, füüsiline aitab kõige rohkem mind, füüsiline tegevus. See pisimotoorika ja selline asi, see on natukene raske. See on nagu mulle psühhiaatri õde rääkis, et füüsiline liigutus on palju efektiivsem ja kiirem, kui on mingisugune vaimne teema, on ju, näiteks turvatunde loomine. See pidi juba next level olema, et see inimene peaks juba nagu väga-väga selline kõva olema enda sees, nagu ma aru sain. Kuigi minu jaoks nagu tundub see, siuke saab hakkama. Ja peenmotoorika. Ja siis tegelikult on niimoodi, et kõige raskem on see turvatunde loomine, siis tuleb see pisimotoorika ja siis tuleb füüsiline tegevus. Igatepidi need nagu pisimotoorika on ka tegelikult ju füüsiline tegevus, aga seal on sul ainult üks tegevus. Füüsilises tegevuses sa ju võid trenni teha, jalutad, siis on ikkagi ju see kõnnid ja teed. Vot. Ja number 1, tööriist. Ma ei tea, kas ma seda tööriistana üldse tegelikult kirja saan panna. ei ole tegelikult tööriist, aga ma ei tea, ma ei saa öelda, et kas see on tööriist või mitte. Oodake, ma võtan oma monomee. Tule siia. Ta tuleb, ütleb teile tere. Peame taga juuksurisse minema. Teate seda, et ta on täiega pime juba. Ta üks õhtu läks torbiku juurde, mõtles, et torbik on inimene. Hakkas liputama saba ja siis sai lõhna järgi aru, et tegemist ei ole inimesega. Ja ta pani jooksu sealt. Jah. Okei, las ta chillib. Jaa, aga see on medikamentoosne tööriist. Ma ei tea, kas ma võin YouTube'is seda öelda või mitte, aga okei. Ühesõnaga, saanaks. See on praegu kõige kindlam asi, mis tõmbab mul selle ärevuse nagu ära. Ja see ei ole ka nagu oleneb tegelikult. Ei, ikka on jah. Trennipäevikus ma räägin, ma puutusin siin kokku just hiljuti räige ärevusega, nagu väga räige ärevusega. Ja mis siis? Mis ma siis kasutasin lõppkokkuvõttes? Jah, aga ma nimetan seda ikkagi oma tööriistaks. Kui mul seda tööriista ei ole, siis ma kasutan kõik need ülejäänud 4 tööriista. Et ei tea, sellised need ongi kujunenud praegu. Võib-olla pool aasta pärast, kui ma teen videot, siis on nad teistsugused. Samas ju võiks vaadata ja pool aasta pärast uuesti teha. Ja vaadata, kas nad on äkki võib-olla kohtadega muutunud või ma arvan, miskipärast saanaks mul küll kaob mingi hetk ära. Ja ma usun, et ta kaob ära mingi hetk. Ja siis tulevad need teised asjad juurde. Aga siis ma õpin. Selles suhtes, et 9 kuud läks aega, et ma töötaks välja oma need tööriistad. Seega mu tööriistakapp hakkab suuremaks muutuma ja ma saan teiega rohkem asju jagada. Hetkel praegu ainult ärevusega seoses, küll siis varsti võib-olla muuga seoses. Ma mõtlen veel, mis seal võiks olla. Pole äkki tungiga seotud. Kõlab ka samas huvitavalt. Sest et tungidega ma olen ikkagi võitlenud siin. Pigem olen, jah. Niimoodi. Aga vot selline oligi video, mida loodan, et oli ok. Saite võib-olla kasulikumaks, võite kommentaaridesse kirja panna enda tööriistu, mis te arvate, missugune tööriist meeldib teile kõige rohkem minu poolt. Vot selline, jah, kõik. Aitäh teile ja näeme teiega juba järgmisel nädalal ja trennipäeviks siis tuleb järgmisena ja ülejärgmisena tuleb nädal minuga. Vaatan, et teile räigelt meeldib see nädal minuga.
niimoodi. aitäh! Bye!